Kristo ja Tarmo, veel kord siis palju õnne teise koha puhul. Eestlaste parim koht, võit jäi võtmata, selleks täna siia tulite, millest vajaka jäi? No ma arvan, et treeningkilomeetrid äkki jäi väheks ja paadi karjumist, et saime selle uue paadi, mis oli väga hea paat, aga saime selle suht enne võistlust kätte ja ei saanud veel päris võib-olla seadistamisega, natukene jäi võib-olla. No sina vist, Tarmo, treeningkilomeetrite üle kaevata ei tohiks tippsportlasena endise? No jah, põhi on kõva all aastatega, aga see aasta enam eriti palju ei ole sõitnud, et mis mul siin, ma arvan, mingi 150 kilomeetrit tuli ette. Kristo, kuidas sul oli paadis püsida, et jaksasid sellise mehega seal rütmi tõmmata? No ma arvan, seda peab Tarmo käest küsima, aga sain hakkama. Sinu kolmas põhandu, kas neist raskeim, kergeim? Ma ei oskagi öelda, nad kõik on omamoodi rasked. et iga aasta on erinev mees nii-öelda paadis olnud ja siis tänu sellele tuleb. Läksite ilmselt ikkagi rajale, kuulda oli ka, väikesed pinged pandi peale võidumõtetega selles mõttes, et võit Eestisse tuua ja kuivõrd see selle võistluse käiku mõjutas ja kas leedukad mingil hetkel oli ikka löögiulatuses? Esimesed 31 kilomeetrit sõitsime koos kuni esimese ülejooksuni ja siis leedukatel olid hästi kiired jalad ja siis nad said väikse vahe sisse, siis me hoidsime seda kuni järgmise jooksuni ja siis vist ma arvan, et siis me ei näinki enam rohkem. Jah, nad mõne minutiga läksid eest ära ja selline see vahe enam-vähem püsis, lähemale eriti palju ei õnnestunud pääseda? Lähemale ei pääsenud jah, et terve distantsime. Ongi teisel ülejooksul nägime neid ja rohkem näinud vist kuskil või. Kuidas seal enne Räpinginat selle rajavalikuga oli, et seal vist kõige paremad poognad ei tulnud, et oleks saanud natukene õgvendada? Seal läks meil suht hästi, aga siin enne lõppu vist mingi aeg kuskilt panime natuke mööda, aga kedagi käeulatuses polnud kuskil ja eesega taga tulemas, siis läks suht õnnelikult, meil saime võib-olla paarsada meetrit juurde, aga kas paatkonda Sepp Tootsi näeme veel sellel hooajal mõnel maratonil võistlemas? No maraton ei julge lubada. Võib-olla kuskil raja peal. Aga miks mitte kodusel Pühärveregatil taas ühte paati istuda näiteks? No see on mõtlemise koht praegu, et midagi kindlat ei ole, et ei ole veel kokku leppinud täpselt, aga variant on. Aga veel kord palju õnne selle teise koha puhul ja see ootab parandamist.